Üleskäik. Ja tervist head rallisõbrad. Käes on 12. aprill. Horvaatia ralli on läbi, õigemini aprillikuu esimene ralli on läbi. Täiesti julm ralli. Minu nimi on Kaspar Ruus, minu vastas istub Roland Poom. Tervist. Tervist. Ja hakkagi siin pikka sissejuhatust tegema, ütleks alustaks niimoodi, et see, mis meid päeva lõpuks ei tapa, ei ole mitte pettumus, vaid lootus. Need sõnad kuuluvad siis, ütleme viimati Hyundai spordidirektorile Andrew Wheatley'le, kes ütles seda punktikatse järel, kus Thierry Neuville lõhkus masina, käis teelt väljas, käis kõrvaldeel, jõudis kuidagi tagasi, jõudis kuidagi finišisse, aga kõik punktid olid läinud, esikoht läinud, müstika. Ma mõtlen, et kutsun mingi lambi üllar või ma ei tea, keegi siia laua taha eksperdiks ja saad sama juttu, mida mina oskan siin rääkida. Sõnatu. Ma ei oska mitte midagi öelda. Wheatley kommentaari peale nii palju, et ma natuke muudaks seda. Tapab see olukord, kus see pettumus tekib. Et pane nagu ükskõik muus olukorras, küta sinna kuhugi teelt välja. Aga see olukord, kus see lihtsalt hetkel juhtus. Ma usun, et kõik kuulajad teavad, mis juhtus, kui nad siia kohe klikivad ja kuulama hakkavad. No, sorry, et ma siin nüüd natuke, ma just astusin autost välja ja ma vaatasin seda katset. Toibume või, ütleme niimoodi. Ma kuulasin, vaatasin, ma nagu raske oli nagu, sõidu üritasin ikka nagu teele keskenduda, aga pean kahjuks tunnistama, kõik politseid, kes te kuulete, ma pidin natuke vaatama laivi ka ja sõidu ühe silmaga, sest ei saanud kuidagi muud maadi. Ühesõnaga, mis siis juhtus? Thierry Neuville kogu päeva rääkis, auto on vaja lõpuni tuua. Ükski katse aeg ei loe, mitte miski ei loe. Tal pole mitte ühegi katse lõpus, ütles, et mul pole midagi kommenteerida, mul on ainult üks plaan. Auto tuleb lõppu tuua. Te olete juba 10 korda küsinud, mul seda kõik teavad, mis mu plaan on. See oli siis lause 19. katse, ehk siis eelviimase katse järel. Kahjuks, väga kahjuks ei läinud nii. See ei läinud nii ja kuidas see juhtus, et see nii ei läinud? See on täiesti crazy, sest justkui olukorda ei olnudki. Väljasõit tekkis, nagu mainime ka seda, et väljasõit tekkis korduv katsel. Seda katset oli juba ühe korra sõidetud. Kõik vajalikud legendi muudatused, kellel vaja teha on, tehakse esimesel läbimisel ära, ehk siis Power Stage'iks sättida kõik ideaaliks. Vaadatakse videoid vahepealse paari tunni jooksul nii palju kui võimalik. Kõik on ideaalne selleks katseks alati. See on üks katse, kus on kõik sätitud. Ja siis tuleb üks kurv, kus justkui auto hakkab libisema kergelt, tekib hetkeks alajuhitavus. Ja mida teeb Thierry Neuville? Ma ei tea, kangestub. Juhe jooksis kokku, pea ei töödanud ratsionaalselt, keeras sirgelt nagu tummiselt vastu ja seal oli siis nii-öelda paralleel maha keerav tee, mille 2 tee vahel siis betoon sein, millest küteti siis parema esinurgaga üle täiega. No huvitav olukord on nüüd see, et minu silmis ei tundunud, et oleks kiirust palju olnud. Ei tundunud, legend pidi kindlasti paigas olema, mis tähendab, et kuidagi ainus loogiline seletus sellel on hetkel see, et Thierry kuidagi lukustus ja kui ta tundis mingit hetke, et natuke kruusasel kurvil või lõigul tekib alajuhitavus, siis on kähku vaja hakata klattima, kuigi tegelikult võib-olla seal ei olnudki nii suurt olukorda. Ma ei ütlen veel kord, ma vaatasin seda nii-öelda ühe silmaga. No Neuville jõudis finississe, ma siin korra klõbistasin, ma nüüd märkasin, et ta on ikkagi üldjärjekorras on ikkagi maha võetud katkestajana, ehk siis ta hoolduspark ikkagi ei läinud. No tal on sõita ikka pikalt. See oli mingi 60-70 kilomeetrit. Ta ei saa selle autoga see, et ta timmis nii palju paika, et ta saaks katse lõpuni, et seal metsa vahele peaks istuma ja piinlikkust tundma nii kaua, kuni viimane auto sealt ja sweeper läbi tuleb. No ta andis esimese kommentaari ka siis seal, kui ta lõpuks finississe jõudis. Ma saan ainult vabandada kogu tiimi ees, kõik pingutasid kõvasti. See on kõik, mida öelda oskan. Mul pole praegu mingit selgitust, vabandan. Seda ei saa juhtuda, aga nii läks. Tekkis alajuhitavus, masin läks libisemisse ja vedrustus läks muidugi katki. Hiljem sõites tuli kahjustusi juurde. Vot. Isegi pikk kommentaar. Ma nägin seda videot ka, videona seda just vahetult, kui ma siia jõudsin kiiresti, võtsin sotsiaalmeedia lahti ja ma nägin seda kommentaari videona. Ja ma pean
ütlema, et kuidagi veidralt ikkagi hea tujuline oli ta. Ma arvan, ja naeratus oli kergelt näol, et kõik ta šokis ilmselt. Ma arvan, jah, see oli šokk. Ja see oli selline šokijärgne naeratus näol ja mingisugune kommentaar, aga müts maha, et ta sinna lõppu tuli ja intervjuu ka veel andis. No lähme ajalost natuke tagasi, mälus hoopist esimene hetk, võib-olla vahepeal veel olnud, mis sarnane olukord meenub, on 2015 Hispaania ralli, kus Ogier Power Stage'il siis tee ääres piirdesse vasakkurvis küttis ja võitis ralli pärast seda Andres Mikkelsen esimene võit. Kaks asja. Kui Ogier selle offi pani, ei tekitanud see erilist emotsiooni, sest võidud all järjest tulevad niikuinii see üks off Power Stage. Oligi lahe ja Mikkelseni esimene võit tol hetkel. Ma loodan, et ma aastaga puusse ei pannud, ma lihtsalt kuskilt ei vaadanud seda asja statistikast. Aga praeguses olukorras, kus Hyundai on nagu nii mudas, kui mudas üldse olla saab ja neil on kandikult toodud kätte rallivõit, tõenäoliselt selle aasta viimane rallivõit isegi võib-olla, me ei tea. Siis mul ei ole sõnu, mul lihtsalt ei ole sõnu, mul ei ole kahju Thierry'st, ausalt mul ei ole ja ma arvan, et tal ei ole ka endast kahju, tal ei ole endast üldse kahju. Mul on kahju, et see juhtus nii, sest mul on Hyundai'st kahju. Mul on nendest meestest kahju, kes seal laua taga istusid kaamera näos. Mul on kahju Thierry fännidest, kes seal katse lõpus ootasid lipud kaelas. Mul on neist inimesest nii kahju. No mul on tegelikult ka Neville'ist kahju, aga julm. Ma natuke kuidas ma ütlen, eks ma olen kohmetu praegu veidi, nõuab veel natuke seedimist. Ja me teeme reaalselt mõned minutid pärast selle katse lõppu seda saadet praegu. Ma muudan praegu keset saadet pealkirjad tegelikult ikkagi katkestas, et nii ta käib. 2019 Sardiinial Ott Tänakul läks punkti katsel roolivõim. See mulle ka meenus. See oli muidugi meie jaoks veel ülidramaatiline, ta ju jahtis tiitlit ja kõik see, et seal... Aga jällegi, kus kohas nagu need ongi, miks see on nagu nii šokeeriv praegu, nagu täiesti erinevad kohad, vaata, et Ott oli nagu ikkagi punktitabelis hea, me teadsime, et see auto on hea, tuleb järgmine ralli, küll ta suudab edasi panna, vaata. No seal võit, viies võit oli see, ütleme vahemiks. Et selles olukorras, täpselt sama, mis ma rääkisin see 2015 olukord, et see ei tekita nagu see on see, ütleme siis hetkeline selline võib-olla väike pettumus, mida iganes on ju. Aga see praegu lööb ikka jalad alt ära ausalt öeldes, et iga rallisõber praegu nagu mõtleb, et oota, mis asja nüüd toimus? No mul oli, nagu ma sulle enne ütlesin, kui me stuudisse jalutasime, et mul oli saate algus juba mõeldud, oma peas valmis ja ma tahtsingi sult enam niimoodi küsida, et kui keegi oleks pakkunud hooaja alguses, et Hyundai võtab esimese võidu nii-öelda puhtal asfaltrallil, mida sa oleks tal nagu ütleme kainenemiseks võtta soovitanud, aga lõpuks ma ei saagi seda küsida, sest ta ei võtnudki ju asfaldil võitu. Ma pean uuesti, ma mõtlesin sulle ka, ma pean tsiteerima seda Kalev Kruusi kommentaari, et kui AI käest oleks küsinud, et mis see tõenäosus on, et selline lõpplahendus tuleb, siis AI oleks öelnud, et kuulge, et purjus inimesi me ei teininda, et sa kaineks ja küsi uuesti, et see sellist jah. Ei oleks julgenud pakkuda, küll aga ma pakkusin ikkagi oma ennustuses 2 Hyundai poodiumile, nii et juhtuski jah, natuke teistmoodi, et juhtus see, et jõudis poodiumile see sõita, keda ma ei pakkunud sinna, ja teine asi juhtus samuti, mille võib-olla natuke tunnen piinlikkust, neljapäeval ütlesin, et on 2 meest, kellesse ma ei usu, Sami Bajari ja Takamoto Katsuta. Mis see top 2 oligi? Tegelikult peaks selle ära fikseerima küll, me ei ole vist saates öelnudki. Takamoto Katsuta võitis Sami Bajari teine ja Hayden Paddon 3, kes selle poodiumi pakkus. Palju õnne, päris kõva ennustus. Võtame selle kolmiku korra lahti ja muidugi me peame jõudma Takani ka. Okei, Neville'iks jõuame tast veel rääkida siin saate jooksul, aga Takamoto Katsuta teine võit järjest. Kes oleks osanud arvata, et ta pärast 4. etappi juhib sarja? Nagu öeldakse, kaotamine on nakkav ja võitmine on nakkav. Mis ta otsis üle 100 ralli, napilt alla 100 ralli, otsis oma esimest võitu, nüüd on 2 järjest, sarja liider, ütleme kohe, ma võtan selle punkti seisu uuesti ette. Nii, punkti seis 81 Katsuta, 74 Evans, 68 Solberg, see on siis top 3, Bajari 52, Formeau 49, aga Katsuta, ütleme see, tulles veel see punktikatse lõpu juurde, see oli minu arust kõigi jaoks šokk, ega
noh, seal juhtus jälle see, mida ütleme ka üsna harva näeb, et keset intervjuud saab sõitja teada, et ees juhtus midagi ja minu arust Toyota selles mõttes kiitus, et ega nad seal ei olnud ka nagu uperkuuti, et me võitsime, kõik olid nagu, et sa raisk. Ega nemad ei taha ju ka nii võita, nii et... Täpselt, et nagu mis toimub. Ja üldse võtame nagu Katsuta ja Pajari. Mõlemad mehed on 4 rallist 3 poodiumil. Pajaril on järjest 3-3-3. Ja Katsutal on nüüd ka 3 järjest. Katsutal on, ta oli Rootsis 2, Keenia sõit, Horvaatia sõit. See on selline hooaja algus, mida tavaliselt näeme evansid. Need 2 meest, me oleme nagu maha kandnud nad tegelikult siin hooaegade jooksul, et kui me otsime nagu, me oleme sellest rääkinud, et kui keegi kiire tuleb, siis kumbki neist tuleb ära saata ja võtta kiiremees asemele. Noh, mida tegi Toyota, lihtsalt paneme ühe auto juurde ja toome Solbergi, eks. Aga need mõlemad mehed on need, keda me oleme olnud, et nende sõidud on varsti sõidetud, kui nad ei hakka tulemusi tooma. Ja mida nad teevad? Mis tulemusi nad see aasta teevad? Pajari eelmisel aastal oli hästi pikalt, oli siuke... tegelikult oli siuke no ei jätud mingit head muljet, kogu aeg oli hästi palju see, et õpime, aga hooaja lõpus hakkasid tulemust paranema ja tegelikult ta Jaapanis sai oma esimese poodiumi, Saudi-Araabias, kus juhtus veel rohkem kui Horvaatias nüüd, seal ta oli ka minu arust võidumängus lõpus 4. Okei, Monte, see tundub praegu juba anomaalia, see, mis tal Montes kõik valesti. No jaa, ütleme, täiesti ausalt ütlen, et pärast selle aasta Montet ma tegelikult olin ka nagu, et nagu kuidas, miks sa seal oled nagu päriselt ka, et nagu peab kokku, et see eelmise aasta nagu hooaja lõpp oli nagu pigem selline anomaalia, et jätkub see Pajari jätkub tema stiil, aga täiesti teine maailm. Ja tegelikult, kui me räägime neist 2 mehest, siis tegelikult ju kuni eilse 14. katseni oli ju Pajari kindel liider, vahel ütleme 12-13 sekki, Neville 2 ja Katsuta 3, seal Neville ja Katsuta kemplesid omavahel, Pajar oli täpselt nende ees, aga seal siis 14. katsel läks 5 mehe ref, Pajari pidi ka vahetama refis, läks kohe katse alguses, Katsuta läks ka ref, et see oligi tegelikult see, mis ütleme Neville'ile selle ülikindla liidri koha kätte andis, et tegelikult oligi Pajari ju ja Katsutaga läbi nädalavahetuse ikkagi ju võidumängus. Absoluutselt, täiesti, aga teeme sellist freestyle saadet, et ärme hakka kuskilt, lähme nii nagu lähme. Jah, raske on. Praegu esimene mõte, kuhu tahaks minna, on see, et lähme reedesse ja lähme sellepärast reedesse, et tegelikult on ju see teise liiga mäng praegu, kus me poodiumil nii-öelda tulemustes oleme, me oleme harjunud sellega, et see on just, siin on tegelikult need mehed, on need teise liiga mehed. Lähme reedesse, miks teise liiga mehed on seal, kus nad on? Esimene katse 5 kilomeeter, ma sõitsin bussiga Tallinnasse parasjagu. Mul jooksis kehva levi tõttu see Rally TV pilt kokku, siin uuesti lahti, Oliver Solberg väljas. 5 kilti. See oli päris suur üllatus, et nagu nii varakult see asi lõppes. Ma pean ikkagi ennast kiitma taaskord, nüüd ma saan kiita, enne ma ikkagi just saate alguses raputasin tuhka pähe, et ma julgesin öelda, et Pajari ja Katsuta on siin rallil kõrgesse mängu ei satu. Siis seda ikkagi nagu, ütleme, sisetunne oli see, et Solberg ikkagi kuidagi nagu lendab natuke vist kuskil kõrgustes oma mõtetes. Et ta on sõitnud, see oli ta 5. ralli, Toyota ralli 1 autoga. Ja kuidagi ikkagi see mulje oli, et ta nagu natukene vist on kuskil liiga kõrgel omas mõtetes ja et tundus pigem, et ta ikkagi nagu mõtleb ka seda, et tiitlimäng on nagu, et võiks nagu tiitlimängu mängida. Et see peab nagu, see ei saa niimoodi kesta, et ühel hetkel see peab tulema see hetk, kui ta peab selle sammu tagasi tulema ja lähme nagu rahulikult step by step, aga et see juhtus nii kiiresti see rallil. Seda ma ei arvanud ausalt, ma päris ausalt pean ütlema, et see on raske ralli, see on niivõrd raske ralli, mida sõita. Ja kui minna selle taktikaga, mis on Solbergi taktika, et nagu no matter what, ma lähen tulemust tegema, siis siin rallil ei jõua lõpuni. Ma nii palju saan aru, et kui võttagi eelmise aasta Rally Estonia, siis 2 ralliga 2 võitu, ma hakkaks ka igasugu asju mõtlema juba. Aga jah, vaatame siit edasi. Rootsis 4. ülipettunud kodus oli. See 4. oli läbi õnne toodud 4. tegelikult, olgem ausad. See jääl ikka künti korralikult kuskil lumekraavides. Seal mitte ainult need reklaamplakatid ja kõik seal võeti. Seal toodi maakivid ka kaasa. Ja Keenias siis oli ju, see oli ka Toyotale muidugi
väga Ameerika mägede ralli. Seal 10. koht ja nüüd, mis ta siin lõpparvustus jäigi, ta vist päris lõppu on, seal oli nii palju ralli ka. Hetkel 42. Et ühesõnaga peale seda Monte müstilist võitu 40. 42. Aga mis ta ka ise ütles tegelikult ju peale seda, et mis sa täpselt ka ise välja tõid, ta ütles ju nüüd selle välja, et ma tegelikult sain, või nüüd ma tajun, et ma tegelikult pean keegi sammu tagasi võtma, natuke mõtlema asjadele. Siis see on isest hea märk. Kõik, ütleme, Monte võit oli ka tegelikult selline pool joppamine. See, et ta kiirus pole olemas, on ju. Nagu keegi ei kahtle, et ta kiirus on olemas. Aga need kõik rallid on olnud sellised, et nagu vaatad, hoiad pead, kätega peas kinni mõtled, kuidas ta tuli tagasi, kuidas, seal on selliseid momente, iga ralli olnud. Et ma arvan, et see oli hea, et see juhtus nii varakult, sest see hetk on, mis tekitab tal kindlasti, mis ta ka seal, mis sa kommentaari just ette lugesid, nüüd me peame restardi tegema, tuleme gramm tagasi, me ei pea võitlema esikohani meil iga ralli, vaata, lähme rahulikult. Aga ma pean ütlema, et ta kiirus sellegi poolest nagu täna ka crazy, täiesti crazy, et kui see oli samm tagasi, siis müts maha. Alati ta tuli siis esimese katsel katkestas, laupäeva hommikul tagasi, laupäeva hommikust kuni siis tänase ralli lõpuni oli 12 katset, ta võitis 10, kaotas 2 ja stref läks. Ma räägin, kui see oli, kui ta nüüd võttis sammu tagasi, siis okei, teeme nii, et see oli samm tagasi. Tulete meelde, et järgmine ralli on Kanaarid. jah, et no... Päris müstiline, aga mis mind ennast veel rohkem hämmastas, Elfin Evans, ta oli, kas siin just täna loeti ette ka 19 rallit katkestamise ette, härra stabiilsus, täiesti põhjusega. Keenias katkestas ja seesama reede 3. katse, 2 esimest võitis, 3. ütleme teistpidi täiesti müstiline väljasõit. Ja kui me võtamegi Evansi, siis Keenia selline katkestamine oli siin arusaadav isegi. See on Keenia. See on Keenia, see, et sa kuskil ratta tagurpidi alla, see on nagu pigem on tõenäoline, et see juhtub. Ikka oled võib-olla mingi 5 koha mängus. Et see, sa Keenias katkestad, ei ole midagi erilist. Aga võt see väljasõit oli küll, et nagu see ei olnud üldse Evansi väljasõit. Aga ta vaata ise ütles ka, et kui te ei pahanda, siis ma ei ütleks. Et ma ei saanudki lõpuni aru, kas see oli siis kardiluguja Scott Martini viga, kas ta ise kuulis valesti või jooksis emal kummal lihtsalt sekundiks juhe kokku? Esimene mõte oli mul täpselt sama, et see pidi olema kardilugu error, aga nii palju, kui vähemalt kuulda oli onboardis, siis ikkagi legend oli ees. Kui ma õigesti mäletan, oli see 3+ tal kirjas ja mis on täiesti fine, see kurv oli õigesti tal kirjas. Mis ilmselt võis juhtuda oli see, et lihtsalt nagu, kas oli pidurdusjoon oli juba piisavalt must, et nii kui pidurile läks, oli suusad alla ja blokkis. Ta pidurdus päris hilja, et võib-olla lihtsalt see hetk, kui pidurile mindi, siis tee oli piisavalt ikkagi must seal ja rattad blokkeerusid. Et sellisel puhul ei ole midagi teha, hoogu tuleb juurde sisuliselt, on ju. Seal oli pardakaamerast oli kuulda ka, et ütles ise ka, et ma arvasin, et see oli 3 või I thought it was 3. Oli täpselt enne välja sõitud, sellepärast ma ei saanudki aru enam täpselt, kumma eksimus see oli. Ja igast väga, ütleme, harjumuspäratu vaatad. Väga huvitav jah, et täpselt sellepärast ma arvasin ka, et see oli legendi error, et küsimusi seal oli, aga samas visuaalselt hinnates see legend oli nagu paigas seal. Ma küsiks nii, kui me räägime siin, ma saan aru, see on siis praegu esimene liiga. Pigem on see esimene liiga, vist räägime niipidi. Meelde, et sarja liider hakkad suuta juba, aga... Teise liiga mees on esimene. Aga igastahes Evans ja Solberg siis 2 esimesena rajal. Ilmselgelt Horvaatias oli see eelis, aga omavahelises heitluses Solberg ikkagi selgelt pani paika. Kas üllatas? Ja üllatas ja pigem, ma arvan isegi Evansit üllatas, sest mingi kommentaar kuskil oli, küsiti vaata, et mis sa arvad, kas sul on midagi veel mängu panna või siis ta oli nagu, et vaatame, mingi vastus oli ala, et vaatame, mis saab, et ta ei uskunud väga, ma arvan, et Oliver suudab selle tempoga selle auto ikkagi lõpuni ära tuua. Ta ütles ka veel, sorry, ma korra seganud, ütleski selle eelviimase katse järel ka veel, et kõik on võimalik. Okei, nagu nägime, oligi kõik võimalik. Aga mulle tundus ka, et Evans ikkagi sõitis sellise pigem kas nüüd piiri peal on, aga pigem ikkagi sellise, et nagu võib-olla liiga palju pole juurde panna, aga et ikkagi tee peal püsiks ja kui oli näha, mis ajaga tuleb Solberg, siis see tundubki nagu veits crazy, et see, et ta peab nagu pushima nagu üle tegelikult võib-olla rajaolude, mida need rajaolud lubavad, on ju.
Midagi ilmselt lihtsalt siis Solberg teeb teisiti või nooruslik uljus on see, et ikkagi usaldame seda pinnast ja usaldame seda, et see joon on piisavalt puhas, et see auto tee peal püsib ja püsis. No olgem ausad, kumb see aasta rohkem tiitlit vajab, on Evans. No kindlasti. Solberg ei vaja üldse seda tiitlit. Ta saab rahus suruda veel. No loomulikult, seal pole mingit küsimust. Solbergil on see karjääri lõpuni koht kindel. No, sisuliselt, et sõitku nii kaua kui tahab, et kõik teavad, et see kiirus on nii rajusel. Aga mis puudutab veel Evansit, mulle meeldis see laupäevast. Esiteks ta kritiseeris seal osasid katseid, et meenutas pigem juba kruusarallit, sest need lõikamiskohad olid päris sügavad juba ja ta tõi välja, et võib-olla võiks neid nii-öelda anti-cut-poste lõikamise vastasid poste rohkem olla ja et see ei meenuta enam päris asfaltrallit. Oled sa selle kriitikaga nõus või pigem ikkagi tahaks näha seda, mida me nägime? Ma tahaks sellist vahepealset, ma arvan. Et tegelikult jälle Evansi kommentaar, mida ta veel ütles ralli jooksul, oli see, et tal oli siis küsimus, et nagu miks need autod nii sügavale lõikavad. Aga see oli äge, ma ei saa aru, kui kõik lõikavad. Miks te lõikate? See oli jumal, mulle veel see sõnastus. Ma ei saa aru, kust kirja on? Kuhu te lähete? Et selles mõttes on nagu üli õige kommentaar, sest me nägime nii palju rehvi lõhkumisi. Me nägime kohutavalt palju rehvi lõhkumisi, aga see tulebki sest lõikamisest. Asfaldiralli, tegelikult ei peaks nii palju lõikama, aga ilmselgelt, kui üks läheb ees, siis sisuliselt sul enam plaan B-d ei ole väga. Sa pead sealt minema, sest kui sa lähed kõrvalt, siis on võta lumeralli või võta kas või, kui sa talvel autoga liikluses sõidad, kui sa jooned, siis sõida, siis seal kõrval on see lobjakas, kus auto ei keera, ei pidurda, ei tee midagi. Ega asfaldi peal on sama, kui sa sellest joonest ei lähe, siis sa oled kõrvalt sellest täiesti kruusahunniku seest, mis seal tolmu seest või mustuse seest, kus ei ole üldse pidamist enam. Iga autoga see läheb aina sügavamaks ja sügavamaks. Ehk tegelikult see antikat võiks olla, aga mitte nüüd päris tee peal ikkagi, et kuhugi maani võiks kontrollida seda, aga pigem seda sportlikku ilu mõttes, et tahaks näha neid rehvi lõhkumisi võib-olla sutsu vähem, et no kui me top 10 vaatame, siis võib-olla liiga ilus see pilt ei ole seal. No nagu Keenias, 4. koht ralli 1, Johan Rossell. Siit ma viskan kohe siis õhku mõtte, et nii. Nagu kas lähme kohe ralli 2 peale ära või? WRC 27 ootab. Et nagu see tundub juba pointless, kui meil on top 10 3 okei, ma ütlen viimast korda ära, et meil on top 10 3 teise liiga venda. Ma rohkem seda teist liigat ei kasuta. Ja 7 ralli 2 meest. Et täna nad, väike lihtsalt disclaimer, et täna me ei saa öelda enam, et nad on teise liiga mehed, kui nad tahavad võita ja poodiumeid järjest. Sa oled veel vanas harjumuses sees. Ja, ma olen vanas harjumuses. No Toyota on vist nüüd ära kaetud, igastahes järjekordne kaksikvõit, ralli eel absoluutselt tundus üliloogiline, arvestades, kus päev läks, ei tundunud enam loogiline, aga jah, ütleme kõige kiiremad ikkagi Solberg Evans, aga auto tuleb ka finišisse tuua, seda tegid Katsuta ja Bajari. Hyundai, Novillist, ma arvan jah, siin ma ei teagi, mida veel lisada ongi see, et kui julm see nüüd tiimi motivatsioonil on, mida nad on ise ju rõhunud viimased paar aastat, meil on vaja neid võita. Ma ei teagi nagu iseenesest motivatsioon oli laes kuni pool tundi tagasi, vaata. Siis motivatsioon langes, et Lotti, langes on ise kästi öeldud. Kadus. Et keeruline on öelda, vaata, kui oleks nagu mingisugust, nagu Viitli ütles, lootus tapab meid, et kui oleks seda lootust, siis võib-olla ei oleks nagu nii hull, et me nägime, et me suutsime võidu peale tulla, aga see võit oli nagu kandikul ette toodud, et see ei olnud välja võideldud sisuliselt võit ikkagi, ütleme puhta võidus. Aga võit on võit loomulikult. Aga teades seda, et kanaarid on järgmised ja siin oli katseid, mis olid kanaaridele väga sarnased tegelikult. Ma panin isegi ühe katse kirja, mis oli nagu minu meelest, ma oleks võinud, selle katse peal oleks võinud kanaarid seadet juba testida. Oli reede viimane katse. Nagu see punkti katse nägi ka vähemalt. Väljas nägi väga ta oli veits must, aga see minust reede viimane oli nagu täiesti puhas, jumala kanaaride selline looklev, vasak, parem, sirgeid väga palju ka ei olnud niimoodi järjest tulla. Ja seal oli kaotusraju. Aga Neville'il ka reedest 3 katsevõitu. Jah. Et selles mõttes ikkagi kohati kiirust ikkagi oli. Okei, seal selleks oli Evans ja Solberg väljas, aga see ei ole nagu Hyundai muret. Just, et kui me võtamegi kas või selle reedese viimase, ma jõuan kohe su küsimuse juurde, vastamise juurde, motivatsiooni kohta, et ikkagi, mis minu silmis tundus nagu väga kanaaride sarnane katse, 7,4 sekki Bajarile kaotust, kui seal oleks Oliver ja Elfin ka ees olnud, siis see oleks korda 2, et sa kaotad ikkagi sekund kilomeetrile sellise puhta asfaldi peal, siis ei anna liiga palju motivatsiooni juurde ja ma arvan, et selle pealt ka kui Tanis Ordo nüüd ei tule
midagi uskumatut tegema. No pigem esimese rallil ikka ei tulda. No jah. Isegi Sordo Hispaanias, ma arvan. No never know, aga võib-olla teda ei huvita, et see auto ei keera hästi. Tema teab teid paremini. ta teab teid hästi. Ja et kui oleks täpselt, et kui oleks teada, et ees potentsiaalselt ootavad head ajad, siis ju ei oleks nagu otseselt hullu. Aga kuna, nagu ma alguses ütlesin, et see võis olla nagu viimane hetk see hooaeg, kus nagu võit on nagu käega katsutav, et põhimõtteliselt lihtsalt nagu võtta kätte ja pista kotti, aga vaat see tekitab selle murekoha, ma arvan, seal meeskonnas. No mina pean, ütleme, hooaja teine pool see aasta on ju kalender ka teistmoodi üles ehitatud, et alates suvest ongi ju tegelikult kogu hooaja lõpuni ainult kruus ja päris palju on niisugused rasked kruusarallisid. Ma arvan, tegelikult seal on Hyundai võib võita küll. Eelmine aasta oli ka 2 võita. Ei, selles mõttes küll, et asfalt on keeruline Hyundai'le selgelt, aga just need rasked kruusarallid ju minu meelest ikkagi vähemalt Oti käes see auto kuigi palju toimetas nii kaua, kui ta kestis. No oligi eelmine aasta ju Tänak sai Sardiinias võidu, muidugi jälle ülidramaatiline, kootsid, et ta jõuaks hooldusparki ja Saudi Araabias sai Neville. Aga ma mõtlesingi seda, et okei, vaatame, kui sooja teine pool läheb, aga kui nad oleks asfaldit ühe nüüd välja pigistanud, aiseks tegelikult, ja kusjuures meeskondade vaheline punkti vahe oleks olnud ju üli tasavägine, väga tasavägine. Seal oleks olnud, ma pakun, äkki oleks midagi 10-15 kanti olnud see vahe või? Jah, sest ma ei ole kindel, Pajari ju sõidab ju oma seda Pajari paneb oma, te ainult Katsuta ja punktid siis Hyundai'le oleks ju Neville ja Pädan ära toonud, päris kuvad punktid. Võtan kohe uuesti ette, viimane punktiseis nüüd tiimide arvestuses, ütleme vahe tundus siuke 10 parget punkti virtuaalselt, nüüd on jälle 65. Päris julm vahe. No läks tagasi, et hüpoteetiliselt juba niimoodi virtuaalselt oli päris äge seis hetkeks. Aga Hyundai'st veel, Adrien Formeau oli eile tegelikult, ütleme, eile oli need ikkagi alles 5, ehk siis lisaks sellele nelikule oli ju ka Formeau tempos, kes tegelikult hakkas Pädonit jahtima, aga siis tuli hommikuse poole viimasel katsel laupäeval, ühtlasi päeva kõige lühemal katsel 9 kilti, 2 kilti enne lõppu pani seal, kas vastu elektriposti, tagumine vasak vedrustus läks, ütleme, need emotsioonid, mida oli näha sealt pardakaamerist, need olid arusaadavad, aga pärast sai õnneks muidugi Horvaatias perekonna käest tublisti süüa, ma ei tea, seda hetke nägid. Aga kui sportlikust poolest rääkida, siis ikkagi päris valus aps ja päris karmaps, sinna võisid ka potentsiaalselt, või sinna läksid ka tegelikult ju väga hästi laual olnud punktid. Jah, selles mõttes, et Formeau puhul oleks teada olnud, et Pädan hüppab eest ära, et täna oleks ikkagi poodiumi aste käes olnud, et väga tähtsad punktid. Formeauga on väga, jälle taaskord väga keeruline kuidagi seda tema aastat hakata jälle kuidagi kokku võtma, et ta on üritanud vähemalt siin kuskil läbi raskuste punnida ikkagi ära tuua ja mingit emotsiooni üleval hoida, et ikkagi me kuuleme kommentaari, et ja saame hakkama, paneme edasi ja. Ma tean, et ta teeb hästi palju tööd vaimse poolega ja vaimse poole abilistega. Ta eelmine aastaga rallidel intervjuudes rõhutas seda palju, ma mäletan, kui oli Jaapani ralli, tal oli see viimase päeva off, kus ta sõitis selle ukse eest ära või külje pealt ära. Ja siis me teda pärast rallipargis ootsime ja ta jutustas, rääkisime ka mingi 20 minutit, 25 minutit. Mõni oli siuke intervjuu jutt, mõni oli siuke intervjuu väline jutt, aga ta rõhutaski, et ma näen, kui nagu raske on tiimil, aga ma pean hoidma pea üleval. Ja seda ma olengi pannud tähele just selles nüüd, kus ta igal pool ka nüüd ka tegelikult punktikatsel ju ref läks, sellega läks paar punkti jälle, aga ta ütles ikka lõpus, et ma pean fookust hoidma, et ma tunnen, et kui ütleme, see isest tuleb kasuks. Ja. Ei, ta on selles mõttes, mulle ta meeldib, et ta nagu üritab vähemalt nagu kõigest jamast positiivne ikkagi midagi positiivset leida. Ja tegelikult nagu just kui on ka võtta positiivset, et ikkagi sõitis ja kiirust oli jälle probleemide otsa, aga ma pean ikkagi ma ei mäleta, kes seda kunagi ütles, aga et Hyundai tapab talente. Siis see võis olla äkki kuulus Soome ralli manager. Timo Jouhki. Ja, õigus. See oli vist äkki siis, kui veel Suninen oli. Ja üle-eelmine aasta või mingi 3 aasta tagasi oli see lause, et Hyundai tapab talente, et ma väga-väga loodan, et Formeau tuleb siit ikkagi välja ja see ülejärgmine aasta äkki toob midagigi,
et ega see Hyundai leping ei ole tal ka kivisse raiutud ja alati on võimalik ka miskit muud leida, kui peaks 28 aastal mingeid muid võimalusi juba tekkima, et no mine tea. No Hyundai leping vist ei olegi kivisse raiutud, ütleme no, Hyundai enda leping vist, et pigem niipidi vist, jah. Eriti peale pärast selliseid nädalavahetusi. Jah, vaat temast on kahju, et noh, kiirus on, kõik on noor mees, vaata, et võiks nagu realiseerida seda, mida, noh, sellised nagu, mida teeb praegu Bajari ja Katsuta. Aga Formo kohta lõpetuseks, tänasel teisel katsel ekraanilt oli näha, kaardilugeja Aleksandr Kurja luges kaarti telefonist. Pärast katse lõpus Formo ütles kuidagi nõutult, meil pole aimugi, kus see legendi vihik on. Küsimus, kas sul on seda juhtunud või kuidas see võimalik on? Ei ole juhtunud. Ma ei tea, mul kaardilugejad on vist olnud päris nagu asjalikud, et pole ära kaodanud. Päris, see oli ka süke. Kas leiti ülesse siis lõpuks? Ma sain aru, et seal toodi vist eessõitjad olid toonud. Uue või? Vist uue, ehk siis mul tegelikult teine küsimus oli, et palju ongi ühest katsest või koopiaid? Ma arvan, et kui sa reke lõpetad, tõenäoliselt on sul 4 vihikut, 4 päeva vihikud on ja siin puhul 3 päeva vihikud, et siis teed lihtsalt igaks juhuks koopiat kõigest. Ja digitaalselt ka. Jah. Tegelikult on ju varemgi loetud ju telefonist. Jah, et sa kaasa ei vea seda koopiat endale, see oleks kuidagi tobe, et sa arvestad sellega, et sul legendi viik ära kaab, et sa võtad kohe juba teise kaasa, aga see, et nagu digitaalselt on võimalik see kätte saada, see muidugi jah. Ja Hyundai leeri lõpetuseks Hayden Paddon. Jah, ta ei olnud kiiruses, nagu ütleme, võis oodata tippude lähedal. Ma ütleks, et vahe oli väiksem kui Montes tervikuna ja ta tegi täpselt seda ideaalset 3. sõite asja. Ole kohal, kui kõik langevad. 3. koht Hyundaile punktid, Hyundaile podiumipunktid ja selles mõttes temalt arvestades kõike, kui pikalt eemal oli ja kõik see enam, et ei saagi nõuda. Ei, loomulikult ei saa. Ta tegi imeliselt töö ära. Kaotust 0,43 sekundit kilomeetrile. Ma võtan lahti kohe selle Monte 3,3 versus 0,43. Meeletu vahe. Meeletu vahe. Ta ütles ise ka seal, et ilmselgelt me oleme Montest sammu edasi teinud ja millel iganes ta nüüd järgmisel platsis on. Ma ei olegi kindel. Kanaridel on igastes Sordo, äkki ta on Jaapanis, seda ei tea muidugi. No see oli ikkagi nagu võidusõit. Aga kuigi ta vaata ütles, et ta on ikkagi nagu tema ülesanne oli 100% ainult auto lõpuni olenemata kohast, ta tegi selle töö ära ja isegi selle tempoga, see oli nagu täiesti adekvaatne tempo, noh. Seal, ja tal oli ka refleks. Ja, selle kaotuse sees on ka rehvi purunemine. Jah, see oli ka tal seesama 14 katse. Jah, et selles mõttes nagu mega tubli töö. Tegi täpselt ära seda, mida vaja oli. Ja noh, sellest ühel hetkel nagu tekib, noh, natuke hakkab kahju sellest, et noh, ta ei tohi vajutada, vaata. Et ta ütles, et tal on nagu ruumi küll, ta teab väga hästi, kus saab sõita, kui kiiresti saaks sõita, aga no ta ei saa seda teha. Et lihtsalt ühel hetkel tekib tunne, et tahaks lihtsalt näha, et nagu päriselt, et Paddon on tagasi, vaata, tahaks üks ralli siis nagu noh, et lubage tal sõita, aga noh, muidugi ta on nii teise ülesandega sinna toodud, et ja nüüd ma saan aru, kui me kirusime seda Hyundaid, et no miks te ei too, no ma ei tea, Sunineni, vaata, Suninen kindlasti oleks jumala kiire vend tegelikult, no võrdväärne seal vähemalt nii palju, kui see auto, okei, ma ei hakka võrdlema kellega, nii palju, kui see auto vähegi lubab sõita, ta sõidaks selle kiiruse välja sealt, aga arusaadav, Suninen ei tooks seda autot võib-olla lõpuni kogu aeg, et tema eesmärk oleks hakata ennast näitama, aga Paddonil seda eesmärki ei ole, et ennast näidata. Paddonin täidab ainult meeskonna ülesannet. Ja selles mõttes peab Hyundai kiitma, et nad ikkagi seda teed pidi läksid hooaja alguses, et nad võtsid selle 3. meheks ikkagi need nii-öelda vanad peerud, keda ei huvita enda promotimine enam. Nemad tulevad ja võtavad oma palga, nad teevad seda, mis neile öeldakse. Lappi rõhutab igas intervjuus, ta ei taha täiskohta, Sordo, Paddon, tegelikult ei ole ka, okei, Paddon võib-olla oli, aga Sordo ei olnud ka kunagi ju teisaasta mees. Jah. Et selles mõttes jah, M-sportist, noh, kokkuvõttes Josh McElleen oli 15. Jon Armstrong katkestas ka reedel peale Solbergi Evansi ja oli lõpuks siis 32. Aga 2 mehe omavahelises heitluses ei ole küsimust, kumb on kõvem. Jon Armstrong oli ikkagi, kui ma eksid, täna ta oli 3., ta oli eile, okei, seal olid ka vist refid jälle, ta oli eile päeva lõikes väga kiire ja McElleen, kellel olid ka refijamad ja tehnilised probleemid, eile vist ei saanudki autot kordagi käima ilma, et ei oleks pidanud Armstrong ise ja teised abilised kõrvalt või tagant kaasa lükkama, aga ütleme, kui mehed olid rajal, siis Armstrong pani ikkagi nooremale kalendriga.
no ma pean ütlema, et mul on ikkagi, ma nagu alati hoian püüalt nõrgematele, vaata. Siis Jon Armstrong on uus lemmik vist. Päris sümpaatselt on sisend sarja. Ta on üliäge vend, ägeda jutuga. Tal oli 4. ralli 1-ga. Ta pole kunagi isegi julgenud nagu hingata selle ralli 1 poole ega mõelda, et äkki tal võiks ka tekkida see võimalus. No see on kuskil liiga kauge unistus olnud. Aga see kiirus, mis tal oli, no see on tegelikult on päris raju. Ja ma natuke võrdleks sellega, et okei, ta ka ei toonud lõpuni, nagu me ütleme, et ma ei tea, Solberg siin tempot on, aga lõpuni ei toonud, siis Jonni puhul ka tempot on. Tempot on, ma kuidagi tal annaks andeks selle, et ta lõpuni ei toonud ja tal oli neid probleeme nii palju, aga ta näitab kiirust. Mida Mäkkerliin kahjuks näita. Jah, täpselt. Et kui me lähme ka nagu Oti karjääris tagasi, kiirust oli. Räigelt oli kiirust. Oligi see teine probleem, et autot ei suudetud lõpuni tuua. Aga sellest on võimalik üle kasvada. Kasvada selleni, et sa tood auto lõpuni ja siis kasvatada seda kiirust. See on nagu nii lõputu protseduur, et keegi ei jaksa ära oodata, et millal sa ükskord hakkad seda kiirust kasvatama. No me oleme näinud seda suht palju, mingi Munsterid ja Greensmithid ja ma ei tea, Mäkkerliin tundub ka nagu vist seda masti. Et küll tal see kiirus kunagi tekiks, aga keegi ei jõua seda ära oodata. Et lihtsam on lihvida seda, et too see masin koju. Ja kui sa oled nagu tunned juba enesekindlalt, kõik on paigas, autot tunned, seadistustest oled aru saanud, kuidas enda järgi autot seadistuda, siis tule tagasi selle kiiruse peale ja asi on hea. Mind huvitab väga Kanaari saarte rallil just see Armstrong versus Hyundai. Sama. Ma just tahtsin öelda, et tuleb Kanaaride ralli. Selle ralli põhjal julgeks öelda, et Armstrong on seal päris hea. Ja seal rallil ei ole neid kohti, kus ta suudaks oma reffi lõhkuda väga. Seal on neid pigem nagu vähe, võrreldes selle ralliga. No Kanaari saarte rallil eelmine aasta olin kohal ka ja see oli kogu austuse juures üliäge koht, üliäge kõik see muu. Surmigav steriilne ralli oli. Jah, ma pean ausalt ütlema, et ma tõenäoliselt vaatasin umbes 50% rallit. Ja ma arvan, sa ei jäänud mitte millest ilma. Jah, tõenäoliselt. Aga peale vaated on head. aga peab ütlema, et ikkagi mingit põnevust see aasta see kuidagi pakub, et Norvaatia pani nii palju, kus ma ütlen, emotsioonid käima ja ma ütlen, Hyundai on kuskil tagaplaanil, et ma pigem olen nagu elevuses just täpselt selle M-spordi ja Armstrongi poole pealt, et kellele ta veel suudab nagu hakata kannale astuma. Et kui ta suudab seal võtta Hyundaid ära, mida ma arvan, et ta suudab teha. Aga kas seal on keegi veel, kellele ta suudaks seal hakata kanna peale astuma? Aga räägime ka WRC2-st. Meil ju oma ekipaas. Romet Jürgenson, Siim Oja, Ford Fiesta Rally 2-ga tegid siis tegelikult 4. MM-ralli järjest juba. Nad on kogu selle senise kalendri kaasa sõitnud. Kokkuvõttes WRC2-s 10. koht algas edukalt. Ralli ralli, mõtlen, kas see oli teisel katsel, tuli katsevõit tuli. Ja veel pärastlõunaks oli 3, ta oli vahepeal ka teine, aga siis tuli ka talrefi purunemised, langes seal juba 4. katsel oli veel 3, 5. langes 8. ja seal ta siis esikümne teises pooles tiksus. Laupäeval tuli ka, kui me eksi 2 refi purunemist, sellega langes seal vahepeal kõige mullemal hetkel vist 12. Ronis sealt tagasi lõpuks 10. Et jah, kuidagi kiirust oli selles ülitihedas konkurentsis 2 katsevõitu äkki ja stabiilselt tuli, top 5 aegu, mis WRC2-s top 5 aegu on juba kõva aeg, siis seal on mingi 15-20 venda, kes võiks seal päeval katseid võita. Et seda oli, aga jälle see õnn ja minu arust päris kõnekas oli see või päris tabav, mis ta ütles, äkki oli eile peale neid järjekordseid refi purunemisi, et see on meie selle aasta õnn, aga ma lihtsalt aktsepteerin juba, et on nagu on. Väga tubli, et ta selle autoga suudab kiirust näidata. Ma saan aru, et ta ütles siin enne rallit vist Autospordiliidu mingi pressikal või mingi üritus oli, vaata. Ja nädal oli see Team Estonia Autosport. Tuleb hakata nagu tegema tulemusi, muidu on nagu jalgealune veits kuum, siis ma ütleksin, et okei, tulemusi ei ole ära toodud. No praegu ei ole 10. koht, puht paberil ei olnud ka see, mille järgi mind. Aga selle autoga on tehtud midagi, mida aastaid pole suudetud teha, katsevõite võtta.
ja nad on ju läbi eelmise aasta ka kõvasti arendasid ja eelmise aasta lõpus nad ju tegid seal RC-etappe Horvaatias ja ma ütlen, kus oli veel ja tegelikult oli näha, et Ford on hea ja et Jürgenson Fordiga on asfaldil hea, tegelikult Jürgenson on üldse asfaldil tegelikult on päris kiire. Ja, ta on väga, väga hea ja just ongi see, mis sa ütlesid, et ta on seal sõitmas käinud, see oli äkki tal mingi 5 kord äkki isegi juba, ta on kohalike rallisi ka seal pannud. Ja tema üldse esimene MM-start oli ka 2023 Horvaatias. Et see on talle, ütleme, päris tuttav juba. Kuigi see, ma ütlen lihtsalt vahelremargid, selle aasta Horvaatia oli muidugi uus Horvaatia. Aga jah. Jaa, no mis me ütleme, mitu reffi talis kokku läks, 3 või? 3 või 4 isegi. Ühesõnaga reedel läks kindlasti 1, eile ma sain aru, hommikul saatis läbi M-spordi, tuli väike kommentaar ka, et eile luges ta 2 kokku. Et ühesõnaga neid kogunes. Jaa. No jah, ütleme, et ja siis võtame selle tänase päeva, kus olid katse tulemused vastavalt siis 6, 11, 7 ja 7. Et ega ei olegi lõpuks vaata midagi teha enam, et sul ei ole point seda kiirust ka näidata. Sa oled näidanud ära oma kiiruse, nüüd sa lihtsalt tiksud lõpuni ja hoia seda rütmi kogu infot. Sul ei ole nagu rohkem midagi teha, et ma arvan, et need katsevõidud, mis ta ära näitas, oli piisav juba selleks, et tegelikult enda kiirust tõestada ja näidata, et see auto sõidab. No eks see on, need kõik 4 rallit on olnud ikkagi väga omamoodi rallid, väga-väga keerulised rallid. Et loodetavasti see hooaeg jätkub samas tempos ja ta saab ikkagi enamuse kalendrit kaasa sõita, see oleks ülikõva, sest ma olen täiesti kindel. Tulevad see teine pool hooajast, saab olema midagi täitsa teistsugust tema jaoks. Väga loodame, ta kindlasti väärib seda. Absoluutselt nõus. Et selles mõttes ma ikkagi ütleks, et ta nagu oli tubli, et küll jah, tulemust ära ei toonud, aga ma ütleme, enne rallit ma ei oleks võib-olla isegi lootnud, et ta nagu mitut katsevõitu läheb püüdma. Jaa, see oli kindlasti positiivne ja jah, loodame, et siin, ütleme, kui saade läbi, siis ma proovin, kas saab temalt ka värskilt veel muljeid kuulata. Aga WRC2 tipp ma ei jõudnud, ma tegelikult tahtsin guugeldada, aga ma ei jõudnud, sest Thierry Neuville võttis tähelepanu endale, et kas üldse on juhtunud vendade kaksikvõitu WRC-s, ehk siis Johan Rossell WRC2 võit ja Leo Rossell teine. No ainus variant oleks Solbergid. Ehk siis Petter ja Henning jah. Aga tõenäoliselt kuskilt see käis läbi, kas see võis olla 2007, aga seal vist ei olnud 1-2. See äkki oli 1-3. No igastahes igatepidi ajalooline. Jaa, absoluutselt. No Johan tegi ära Lantsele esimene võit üle pika aja. Üliäge tulemus. Ja ma loodan, et Lancia sööb oma sõnu ja ikkagi 28 toovad mingisuguse upgrade'itud WRC2, mis võiks konkureerida siis uue generatsiooni tippklassi autodega. Lahe oleks näha ikkagi, et nad saaksid sõita või Johan saaks ka sõita nii-öelda absoluudi tulemuste peale. Mida ta tegi ka praegu? No ta võib järgmine aasta ka, ega ma ei mäleta, kas te eelmises saates rääkisite, aga jah, muidugi, kuule MM4 mees, mida sa vingud on? Pole mingit probleemi, jumal hea tulemus. Aga vahepeal ju käis info ka, mõtlen, kas oli Toyota Leerist, et nende Rally 2 on tollel hetkel veel kiirem kui see WRC27. Jaa, täpselt, et eks see uus auto on veel selline küsimärgiga ja võib-olla aasta lõpuks ikkagi kuuleme juba mingit adekvaatsemat infot selle kohta, kui palju ta kiirem on tänasest Rally 2 autost. Aga see selleks. Leo Rossell ütles kommentaari, et kõik on lahe, aga tal on ainult üks probleem. Tema vend, kes on maailma kõige kiirem. WRC2 asfaldi ja kruusasõitja. Nii ongi. Et muidu oleks kõik hästi. See oli ka päris kihvt ja see oli ka äge, kui Rossell Johan siis, siin peab eesnimedega praegu rääkima, kui Johan võitis ja ronis katusele, et Leo ronis ka. See pitleb perekonnas seinale. See oli mega lahe. No, üli äge, et ühte perre niimoodi 1-2, päris äge, ütleme, ajalugu on tehtud. Ja jah, 3. jäi siis Gräzin, aga kellest mul oli kahju, aga kes tegelikult teistpidi, ma ütlen, tegi väga tugeva nädalavahetuse, Roope Korhonen on kruusadel kiire mees, on kiirete rallidel, Rootsis ju alles võitis, aga tegelikult näitas, et saab ka asfaldil hakkama. Tõsi, tal kuidagi tänaseid katsed ei sobinud, eile sobis, eile ta roniski 3, aga täna langes lõpuks 5, et sellest oli mul seda oli nii-öelda, kahju näha, et ta nii-öelda esikolmiku välja võitles ja siis täna ei saanud pihta enam, aga üldpildis ikkagi
väga tugev nädalavahetus ja loomulikult ka, ütleme, Gachon ja 6. siis Roberto Tapra, et siin on, ütleme, see WRC2 supp läheb aina nagu tihedamaks. See, vaat kui Rally 1 supp on nagu väga lahja. No, mis meil, jah. Kui me räägime top 10 on 3 Rally 1, et siis see WRC2 supp on ikka, ütleme, see ei ole enam supp, see on juba püreesupp. See on nii tihke seal. Aga Roope, kusjuures täna esimene katse lõpp, kui sa panid tähele, jõudis finišisse ja hakkas seal roolidega karjuma kohe, et ta aega ei teadnud, aga ta sai kohe aru, et siit ei tule. Et siit läheb näpu vahelt ära. Ta ütles seal F-tähega sõna ja I'm too fucking slow lihtsalt. Tore on ka näha, et sõitjad üpriski julgelt kasutavad taaskord selliseid vulgaarisemaid sõnu, mis minu meelest käib selle vahetult pärast katse lõppu kommentaarid juurde ikkagi. Ja selle eest nad ju trahvi ei saa. Sellest ei saada trahvi. Nii-öelda katse lõpp läheb veel selle nii-öelda, kuidas ma ütlen, emotsiooni alla. Seal ikkagi tehti see, nüüd hüppame jälle teemast kõrval, aga et kedagi sõimata ei tohi sisuliselt, aga emotsioonist võib nagu midagi panna vähe vürtsikamat, kui tuleb. Aga see tuli kuidagi südamest, ta nagu jõudis nägi kohale aega ja siis ohkas. Ta juba ohkas enne, kui ta katsele nagu sõitis üle nagu finiši joone, ta nagu juba seal vaata mällas, et ta teadis, ta aega ei teadnud, aga ta teadis, et siit ei tulnud. Ja Cajon, Alejandro, siis 4. 25 sekundit Gräzinile. Ma arvan, see mees läheb kindlasti võidu peale sõitma Kanaaridel. Ei tulnud siin kõige paremini välja, aga ei olnud hullu, selles mõttes, et ei olnud nagu eriti, ütleme asfaldiralli oli, ütleme 50% asfaldirallit, 50% mingit kruusa ja asfaldi segu, et oma asfaldi spetsialiteeti siin ei saanudki liiga palju kasutusele võtta võib-olla. WRC2 üldseis. Monte Carlos võidutas Leo Rossell, Rootsis võidutses Roope Korhonen, Keenias võidutses Robert Virves ja nüüd Horvaatias võidutses Johan Rossell. 4 rallit, 4 eri võitjat ja olgem ausad, neid kiireid mehi ja samal tasemel mehi on veel kõvasti. Päris kift. Kujutad ette, kui me saaksime nüüd WRC2 reeglistiku normaalseks, et kõik mehed peavad kohal olema. 13 rallit. Kõik, jah. Või 14, aga jah. Palju neid rallivõitjaid praegu kodus istub? Kes on nagu, kelle lihtsalt kalendrisse see ei kuulunud? No, kes siin ei olnud? Virvest ei olnud, Greensmith ei olnud, vaatame siit Suninenid, Joonad. Jah. Meil on 5 venda, kes vabalt võiks ka ralli peal, võidu peale sõita. Istuvad kodus praegu. Ja meil on siin, ütleme selline 5 venda, kes ikkagi poodiumi peale sõitsid. Meil on sisuliselt 10 venda, kes on nagu 100% poodiumi konkurentsis. Nendest vähemalt 5 oleks ikka väga tihedas võidu peale sõidus olnud. Hakkab tekkima küsimus, et kumba me siis nagu rohkem jälgida tahame? WRC2. Ma ei tea, minu meelest on päris põnev. Ja seda enam... Ma hakkan tegelikult, ma vaatan päris palju juba järgmist aastat. Sama, päriselt sama. Ma väga tahan näha, mis siis tegelikult, olgem ausad, see, et ei ole Otti, ei ole Kallet, sisuliselt Ogier on ka nagu kuu varjutus käib, et ei ole sisuliselt teda ka vahepeal. Et see esiots ongi seal nagu sisuliselt nagu ütleme nii, et võeti see asi kokku ära, et ega seal ei olegi nagu, minu meelest nagu jumal tänatud, et see otsus tegelikult tehti, et nagu nüüd see muutus tuleb, sest kui me niimoodi jätkaks järgmine aasta ka, siis tegelikult on nagu, veitsu, olgem ausad, on nutune küll, Nii on. WRC2, keda veel esile tooks, tegelikult ju nooruk Taylor Gill hakkas ka ronima tagant, kas ta olid ka alguses, mõtlen jah, SS2 puncture ja sealt edasi hakkas ronima, ta oli vahepeal seal ta oli WRC2-s kõige kehvemal hetkel vist 18 ja ronis lõpetuseks end 9. Et ta iseenesest, ja kas teil eile, kas te on WRC2 3. või midagi? Ta pani eilne algas hommikut siis 4. ajaga, siis teine aeg katsevõit SS11, siis järgi 5., 6., 7. Ehk tegelikult ta nagu teise päeva ja ta oli teine kokkuvõttes, ma vaatsin. Et ta hakkas nagu päris hästi tulema. Ja et meil on veel üks nimi juures. Tegelikult on meil veel, sest olgem ausad, tema see üldse sinna tulek, ma ei tea, kui paljud kuulajad on nagu kuris, et ta pidi läbi Euroopa tõmbas ise vist, kus ta tulema hakkas, Soomest hakkas tulema vist või? Ta vist platseerub Soomes, jah. Et hakkas sealt tulema autoga mööda maad võistlusauto treila peal taga ja sõitis koha peal, et budgetit, eelarvet kokku hoida, eelarvet ei ole, nüüd läheb koju, hakkab nüüd mõtlema, et kuidas nüüd raha leida, et edasi sõita, et tegelikult nagu... Ülikihvti venda tegelikult.
ja siis toome veel meie teised Eesti poisid ka punti, Patrik Enokid, Jaspar Vaherid, Virves oli ju ka nii-öelda kodus praegu, et Rally Estonia ja Soome ralli, ma arvan, et seal on nagu päris paljud kohal. Ma ei kujuta ette, seal on ma arvan 10 venda, kes hakkavad võidu peale sõitma. 10 venda 2 riigist. Mäletad, Rootsis oli umbes mingi 5 soomlast ju. Meil tuleb, ütleme, 4 eestlast juurde, 4-5 ja jumal, pane veel kogu muu maailma otsa, meil on 20 venda. Põhimõtteliselt teeme niimoodi, et hakkaks Rally Estonial ja Soome rallil, teeks WRC2 ja paneks need ralli ühed lõppu. Vaataks selle actioni kõigepealt ära, siis hakkab vaatama, kes seal ralli ühes üldse veel sõidavad. Ei, mõtteid meil jagub, ütleme nii. Mõtteid meil jagub. Mõtlen ka Horvaatiast midagi veel. Müstiline ralli, kuidas ise see ralli, see on, ütleme, selle aasta Horvaatia, pooleldi kruusaralli ja ülipalju lõikamiskohti, kus see meeldis? Mulle meeldib, mulle väga meeldib ja mulle meeldib ka, mis meil just oli Keenia, mis on väga keeruline, aga eks selle nagu varjutabki see lihtsalt, et ei jõuta lõpuni ja lõputu hulk probleeme, on ju. Et see kuidagi natukest varjutab seda, aga iseenesest eks see on nagu vaata nii viimase vindi peale aetud, kõik otsivad oma, ma ei tea, sajandike ja tuhandike taga, on ju. Ja siis need probleemid juhtuvad, et lõpuks meil ei olegi kedagi seal poodiumil enam, et olgem ausad, kui ühel mehest oleks veel probleem juhtunud, oleks ikka jumala pekkis seis. Meil oleks WRC2 auto poodiumi peale. Jah, oleks ka. Et nagu midagi peab tegema nende rallidega selles mõttes, et see Evansi antikattide mõte nagu sisuliselt ongi vajalik, sest nii ei saa nagu jätkata hästi. Et meil kõik lihtsalt kukuvad ära. See lihtsalt ei saa niimoodi, kui meil on ikkagi nagu tippklass. Aga ütleme põnevuse poolest mega lahe asfaldiralli. Keeruline vahepeal nagu sellist mõnusat kulgemist, et väga palju vaheldumist katse iseloomu poolest ja loomulikult need olud, et rallisõitja peab saama ikka kõikide oludega hakkama. See, mis on, seal tuleb sõita. Siis ongi MM-sari. Jah, täpselt. Võtame küsimuse ka, enne kui vaatame veel Kanaari saartel otsa, 6 kaik, Delfi.ee saab neid saata ja selle nädala ainsa küsimuse või mõtted saad Ingmar meile. Võitja. Küsimuste võitja. Meie lugupidamise austusel. Soe käe pigistus. Nii, Ingmar küsib või kirjutab. Nüüd on mitu rallit möödas, kuid rallimaailmas on toimunud 2 väga suurt muutust. Esimene neist on siis see, et Ott ja Martini sõida. Võtan sinimustvalged prillid eest ja ütlen, et see on tervisele väga kasulik. Kui nad sõitsid, oli närvipinge kogu aeg üleval ja kui midagi juhtus, siis langes automaatselt kui rallit edasi jälgida. Nüüd juba mitmes ralli pean tõdema, et tegelikult on väga põnev, kui keegi kukub eest ära ja suvi ei lange ja väga mõnus on nii-öelda pingevabalt vaadata, sest olukord tundub ka rohkem tasavägisem. Nii, teine muutus suur, millega on siis nüüd mitu rallit tulnud harjuda. 6. käigu podcast 400 asemel 2. Algu tundus, et teete meile liiga, aga jällegi mitu rallit möödas, ütlen, et päris hea. 4 saadet oli üli hea, kui rallit jõudnud vaadata, see väga asjaliku kokkuvõtta päeva lõpus. 2 saadet on ka üli hea, sest kvaliteet ei ole langenud, ja kiitus. Täname. Ja lõppu ka küsimus, kas Toyota mehed on läinud ülbeks ehk liiga enesekindlaks, arvates, et nad on teistest meeskonnadest peaaegu üle ning selle tõttu oleme 2 viimasel rallil näinud mitmel Toyota mehel vigu ja eksimusi. No ütleme nii, et see küsimus tuli enne punktikatset, enne seda Neuvilli krahhi, aga ausalt öeldes ma mõtlen, kas ma äkki reedel mõtlesin ka natuke sellele, et Keenias ju ütles Ogier, et ausalt öeldes see peaks meil olema nüüd kõva äratuskell, see, mis neil seal juhtus, ja kui sul panevad reede hommikul 3 katsega 2 põhimeest ise välja oma sõiduvigadega, või ütleme ekipaasi vigadega, et siis ma mõtlesin ka korraks, et huvitav, kas nad on äkki natuke liiga mugavaks läinud. Selles mõttes küll, et ma arvan, meeskonna punktidele sõitmine on täiesti unustatud teema. See on nagu, keegi ei mõtle selle peale, et me peame tootjate tiitli peale sõitma. No hästi on, ta ei paku ju kahjuks seda konkurentsi. Konkurents puudub, et selles mõttes sõidetakse ainult mees mehe vastu ja see, mis punktid tootjate puhul tuleb, kedagi ei huvita. Teatakse, et niikuinii tuleb see tiitel ära ju, mis siin ei ole muud varianti. See on selles mõttes hea point, et nad ei pea enam, 2024 oli vaata küll veel, et jumalest, kui sa siin vea teed, meil Hyundai on ees pikalt, mis me jäämegi maha. Aga jah, nüüd ju viimased 1,5 aastat ju, mis seal ikka. Aga siis ju selles mõttes, et ongi vabad käed, tehke mis tahate selles mõttes, et sõidate ju ainult enda tiitli nimel. Aga eks ta nagu tobe on, et jälle, kui sa oled suur F1 spetsialist, et nagu, kui sa mõtled seda, et nagu hakkab mitu rallit järjest nagu põhimehed kukuvad eest ära, siis on ju pigem suur draama.
On. Et rallis ei ole põhimõtteliselt. No just meil ei ole ka 11 tiimi nagu F1 on. Et nagu keegi ei mõelnud ju praegu selle peale reedel, et Toyotal nüüd mingi hull jama nüüd on nende punktidega. No ma arvan, et Kankunen mõtles. Tema ei ongi mõelda seda. No tema võib mõelda, aga hooaja lõpus kedagi huvita, kas siin punktid ära kadusid või kadunud. Et selles mõttes on nagu lihtsalt jah, hetkel on nagu olukord selline, nagu ta on. Ja seal oli üks küsimus veel, et see Oti osa ka. Et ta teigi jah, 2 osa välja, et meie saadet on vähem ja et Ott Martin ei ole. Selle Oti ja Martiniga seoses ma ütlen ka kuidagi, et arvisid mõtte ka ära, et nagu ei ole nagu kuidagi mingit sellist nüüd, et midagi oleks nagu väga puudu. No rallit vaatab ikka, et... Ja selle mõttes õige rallifänn vaata ikkagi nagu jälgib rallit samamoodi edasi. Ei ole, et sa ei jälgi, Oti ja Martini fännid ainult, kes oligi sport oli suva, et kui Ott oleks kurlingut pand, vaataks ikka. Et need vaatajad kindlasti jah, neid on vähem nüüd, aga üldiselt ikkagi peab tõdema, et natuke lihtsam on vaadata küll. On rahulikum, on natuke rahulikum küll. Nii, aga lõppu veel. Kanaari saarte rallid. Tegelikult täpselt 2 nädala pärast saab juba stuudios Kanaari saaret kukkuta. No võt. Päris mõnus tempo nüüd peale... No olgem ausad, me saime siin ikka 3 kuu jooksul normaalselt kodus vedeleda ja mitte rallit vaadata. Et... Ja enam peale seda ei ole ka Portugal kaugel mai esimeses pooles. Aga Kanaari saartel on esiteks väga huvitav Toyota siseheitlus, Katsuta liider, Evans on kohal, Solberg on muidugi kohal, Pajar on muidugi kohal on ka Ogier. See 5. sats, ma kardan, et nad on teistelt nii eest ära, aga see 5. sats, no seal vaatad MM-sarja seisu, ma ei kujuta ette, kes see soosiks seal on. Ega ei tea. Ja mis on kihvt, mulle meeldib, et ma ei tea, kes see soosiks seal on. Ja, see on ülilahe. Ja teine asi, millest me ka enne rääkisime, on nagu huvitav see, et kes nagu suudab töötadele konkurentsi pakkuda. Kas me saame üllatuse? Et Armstrong või Formo või Neville või... Tuuakse, et keegi näitab Fordiga... Või on see ralli 2 võitja, kes kõige lähemal on. Never know, jah. Aga seal on ju ka Romet Jürgenson jälle stardis 5 ralli järjest see aasta, mis on juba väga päris kreisina. Mis on väga äge. Ja Robert Virves teeb oma hooaja teise stardi, ehk siis on... Kas nad, ega punktidele ju Romet ei sõida? Minu teada Virves vist ei sõida, Jürgensoni osas ma ei julge pead anda, ma vaatan, siin saab ju vaadata ka WRC 2. Nii, WRC 2 ei ole kumbagi, ehk siis nad on nii-öelda ainult ralli 2 autodeses. Okay. Aga seal WRC 2 nimekirjas veel, ma läksin korra, võtame selle WRC 2, siin hakkas ka jälle pihta, jah, Leo Rossel, Virves, Tapra, Belamorgi ees, kes tegelikult eile pani paugu, aga oli ka tegelikult ju sõitis päris hästi. Siis on veel Saldivar, Camilli, Dominguez, bulgaarlane, teine Rossel, Gashon, Jan Solans on tagasi, Lindholm, Mille Johansen, Yuki Yamamoto on nüüd, kes ka tegelikult nädavad seal crashis, aga enne seda oli ka väga okei. Ja siit tagapoolt on juba mitte nii tuntud nimed, aga ausalt öelda imestaks, kui mingi 3 ralli pärast jälgiks mõnda seda tagapoolt nimega. Seal on kohalikud ässad, vaata, võib vajatada küll. No julm list. See on ülipõnev, see paneb jälle see WRC 2, et... Minu meelest on see hooaeg nagu WRC 2 üllatanud ja just selle poole pealt kavad, et nagu autot tuuakse lõpuni. Ja. Ega siukseid suuri matse väga ei ole, okei. Nüüd, kui see ralli 1 on, ütleme Tänakuti järva ei ole, siis nagu nii jälgid natuke rohkem ka ralli 2, seal on meil eestlased igal etapil õnneks kenasti kohal olnud, aga tegelikult ongi ülipõnev seesama, mis ma enne ette lugesin. 4 mees või 4 rallit, 4 erinevat etapivõitjad, igal etapil erinevad poodiumid, kõik see, et ja erinevad autotootjad. Just. Ei ole ainult, et Toyota võidab. Mis näitab ikkagi, et väga võrdsed on need autod. Absoluutselt. Nii, aga ma arvan, tõmbame sellega sellele rajule, müstilisele rallile joone alla. Tund aega saab ka kohe täis. Soovitsi midagi lõppu veel öelda? Ei soovi. Enam ei soovi midagi öelda. Aitab küll. Siis on nii. Kohtumiseni umbes 1,5 nädala pärast uuesti, kui on juba jutud Kanaari saartel. Seniks ilusat aprillikuu jätku. Ja, minu poolt saamad sõnad. 6. käik.